Nii, mis rolli mängib üks-ühele koosolek juhi tegevuses? Kõige tähtsam on see, et see on üks väga efektiivseid töövahendeid, kuidas luua meeskonnas juhi ja töötajate vahel ka usalduslik õhkkond. Sellepärast, et üks-ühele koosoleku üheks peamiseks kriteeriumiks on see, et seal on kaks osalejat. Üks on juht ja teine on töötaja ja kuna seal kedagi teist kõrval ei ole, siis on võimalik juhil luua ja näha seda, et mis töötajaga toimub ja tänu sellele, et luuakse selline usalduslik õhkkond kahe inimese vahel, siis kandub see natukese aja pärast üle ka tervele meeskonnale ja seetõttu on üks-ühele koosolekul väga oluline roll sellise meeskonna sisekliima arendamisel ja töötaja motiveerimise seisukohast, sest see näitab ka seda, et juht iseenesest hoolib oma meeskonnast. Kui juht võtab aega selleks, et töötajaga rääkida, spetsiaalselt võtab selleks aega, siis see näitab seda, et juhile läheb korda, mis töötajaga toimub. Ja seal räägitakse siis töötaja muredest, tema ideedest, mõtetest, kuidas ta tahab areneda ja kuidas ta näeb oma tulevikku ja kõike seda saab töötaja rahulikult rääkida juhiga, sest juht on võtnud tema jaoks aega ja seal räägitaksegi ainult töötajast. Ja seetõttu, kuna juht räägib töötajast pidevalt, siis on see kõige parem võimalus saada ülevaade sellest, mis toimub. Juhil on võimalik ülevaadet saada, millega töötaja tegeleb, mis on tema mured ja see ka see, et kuhu poole ta tahab liikuda, mis tähendab seda, et juhil on sisuliselt võimalik selle 30-minutilise koosoleku käigus saada ülevaadet, millele tuleb tähelepanu pöörata, mis on need väljakutsed, millele tuleb tähelepanu pöörata ja mis kõige tähtsam on see, et juht suudab siis tuvastada hästi kiiresti, kus on võib-olla probleeme, mis vajavad tema sekkumist. Ja siis on võimalik juba kiiresti reageerida, et olukorda eskaleerumist ennetada. Ja kõige lõpuks siis on oluline nüanss on sellel koosolekul ka see, et juht näeb ära, mis on need töötaja näiteks erialased tegelikud pädevused, mida ta tegelikult oskab, mida ta tegelikult suudab. Ja teiselt poolt ka see, et mis on need vajadused, kus on probleemid, kus on võib-olla oskuste või teadmiste ja kogemuse lüngad, kus oleks vajalik töötajale järeleaitamist teha. Ehk seega on sellel üks-ühel koosolekul väga oluline roll juhi igapäevatöös, sest see aitab luua tal usaldusliku suhte töötajatega ja selle kaudu ka kogu meeskonnaga. Ta näitab seda, et ta hoolib meeskonnast ja hoolimine on see, mis on tegelikult igasuguse koostöö ja usalduse aluseks. Teiselt poolt on see, et juhina saad sa väga korraliku ülevaate sellest, mis konkreetselt töötajaga toimub, mis seisus ta on ja võimalikud probleeme ennetada ja lõppkokkuvõttes on see, et saad toetada jooksvalt töötaja arenemist ja tema pädevuse tõstmist.